Elena hingas sügavalt, enne kui rääkima hakkas. Tema hääl värises kergelt, kuid pilku ta Agne pealt ei pööranud. Ma ei ole sulle kunagi valetanud, Agne, alustas ta aeglaselt. Kui sa esimest korda minu juurde nõustamisele tulid, ei teadnud ma sinust midagi. Sa olid lihtsalt inimene, kes vajas tuge. Mul polnud aimugi, et meie elud on niimoodi seotud. Alles hiljem, kui Anti uuesti välja ilmus ja selgus, et sina olid temaga lühikest aega koos, hakkasid pusletükid paika loksuma. Ta peatus korraks, tõstis käe juustesse, justkui koguks julgust. Mäletad seda hüpnoosiseanssi minu maamajas? Jah, seesama maja, mille Anti hiljem maha põletas. Seal jõudsime me koos tõeni, et sinu hoidjatädi Marika on tegelikult minu ema. Agne silmad läksid suureks. Elena jätkas, hääles korraga valu ja igatsus. Mu ema töötas lasteaia kasvatajana. Kui isa suri, ta sai elektrilöögi, jäi ema üksi. Ta ei suutnud meid mõlemaid korraga kanda ja nii viidi mind tihti vanaema juurde. Oma igapäevaseks elatuseks hakkas ta teiste lapsi hoidma. Nii sattusid ka sina tema hoole alla, aga ta hoidis töö ja eraelu lahus. Seepärast ei teadnud ma sinust midagi. Vahetult enne isa surma jäi mu tädi Maris lapseootele. Keegi ei teadnud, kes isa oli, sest Marisel polnud püsisuhet. Aga külas hakkasid levima jutud, et minu isa oli sehkendanud ka temaga. Kui ma olin 4-aastane, sündis laps, minu tädipoeg ja samal ajal ka poolvend. Tema nimi oli Anti. Elena silmad niiskusid. Jah, seesama Anti, kellega sina olid lühikest aega koos. Sama Anti, kes ei osanud sind hoida ega armastada. Sama Anti, kes hiljem tuli nõudma, süütas mu kodu, tõi Aleksi ellu Eva-Liisa ja lõpuks ise hukkus, kui politsei eest põgenedes elu kaotas. Ta ohkas sügavalt. Oleks võinud arvata, et sellega lõpebki kõik. Aga siis helistas mulle Maris. Ta ei teadnud meist kahest midagi, ei teadnud, mida sa minu jaoks tähendad. Tema teadis vaid, et haiglasse tuli tööle uus hooldaja, Anti endine pruut. Ta tundis sind pildi järgi Anti asjade hulgast ära ja ütles mulle otse, Anti ekspruut tuli haiglasse tööle. Elena hääl muutus katkendlikuks. Kas sa saad aru, Agne, mida see minu sees tegi? Tema jaoks olid sa lihtsalt möödanik, üks nimi Anti minevikust. Aga mina teadsin, et sa oled midagi palju enamat. Just see tegigi haiget. Tunne, et ma võin sind kaotada, et sa liigud minust kaugemale. Mul näis, et sul on uus elu ja minul pole enam kohta. Kui ma ütlesin, et sa võtaksid Säsili ja läheksid linna tagasi, siis see polnud sinu pärast, vaid minu. See oli puhas egoism. Ma tundsin end kõrvale jäetuna. Sul on Hanno, Säsilil on Oskar. Kõigil on keegi. Ainult minul polnud kedagi. Ja kui Maris veel helistas ja ütles, et sina tuled haiglasse tööle, siis tundus see mulle nagu viimane löök. Ma tõlgendasin seda nii, et sa pöörad mulle päriselt selja. Ta pühkis pisara ja jätkas. Hiljem sain aru, et tegelikult ajasin ma sind ise minema. Sina tegid kõik õigesti, mis sul muud üle jäi. Mina olin see, kes lõhkus meie vahele seina ja see teadmine ajas mind jooma. Mitte sina, vaid mina ise panin meie vahelukse kinni. Elena vaatas Agnet pikalt, vaikides hetke. Siis ütles ta vaikselt. Ja nüüd, kui ma sulle seda räägin, näen ma seda lõpuks ka terapeudi pilguga. Tõde on lihtne. Minus oli viga, mitte sinus, Agne. Ta hingas sügavalt ja lisas. Agne, see on hämmastav, kui palju oleme lühikese aja jooksul läbi elanud. See on olnud tormiline aeg, mille tulemusena oleme täna need, kes me oleme. Anna mulle andeks, et sind ise eemale tõukasin, kuid ka minu jaoks muutus ühel hetkel seda kõike liiga paljuks. Agne võttis Elena käest kinni ja vastas tasase, kuid kindla häälega. Mul ei ole sulle millegi eest andeks anda, sest ma mõistan sind. Vahel näibki, et kõik jookseb ummikusse ja siis ei oska enam teed leida. Elena, sina ise oled mulle õpetanud, et vahel tuleb aeg maha võtta, enne kui edasi liikuda. Ja et vahel tuleb minevikule sirge seljaga otsa vaadata. Et see ei hakkaks olevikku segama.